Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 104. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame ka täna Pärnu huubis. Täna on külas üks naisterahvas, kelle puhul nii kui ma tal otsa vaatan, tal on nagu nii suur naeratus näol kogu aeg. Selline tunne nagu poleks, ma ei tea, aastaid Eestis elanud on. Tere tulemast, Mirjam Kits. Tere, aitäh kutsumast. Mis sinu meele nii rõõmsaks on teinud viimasel ajal? Ma ei tea, kuidagi suvi tuli ja eluga nii rahul ja ägedad võimalused ja projektid ja see kõik kokku kuidagi tekitab sellise tunde, et ma ei suudagi lõpetada naeratamist. Ja tõesti nii ongi. See on nii armas tunne. On küll. See on selline tunne, mis kannab nagu nii pikalt ja nii kaugele ja kuidagi nagu... Jah. Ja hästi tore on küll olla endal ka, kui sa tunned, et võt siin ma tahangi olla. Ja siis kohe kõik loksub paika. Äkki see oli sellepärast, et sul oli ikkagi pikalt vaja kodust eemal olla, nüüd on tagasi kodus, mõtled, kui äge siin on. Kusjuures kindlasti see mängib ka rolli, et kodust ikka eemal on teistmoodi. Harjud ära seal ja siis tuled tagasi ja saad aru, et siin on ikka omad inimesed ja kohtad iga nurga taga ja kedagi jälle ja siis hästi vahva on. Aga räägime siis sellest Londonist vahepeal, et mis sa seal nüüd õppisid siis aastake? Ma õppisin seal laulu kirjutamist ja produktsiooni. Võtsin sellise aasta oma loomingule, kuna ma armastan väga laule kirjutada ja üldse luua erinevat muusikat, folkmuusikat ja tegi õteksega koos. Ja siis ma mõtlesingi, et lähen avardan tutvusringkonda, hoopis proovin midagi muud. Ja väga vahva aasta oli, seal oli igasuguseid asju, positiivseid, negatiivseid, igasuguseid asju nagu ikka. Iga selle kogemuse juures, aga väga-väga vahva aasta. Kui palju sellised mujal maailmas õppimised meie muusiku maailmapilti avardavad, et mul tundub, et Eestis me ikkagi ju õpime ühtemoodi, seal teistmoodi või ei ole nii? Selles suhtes, et ma ei ole nüüd laulu kirjutamist ja produktsiooni Eestis õppinud, ehk siis seda valdkonda ma täpselt ei oska öelda, kui erinevalt õpitakse. Ma arvan, et mingil määral ikkagi nad kattuvad, aga samas on lihtsalt see, et kohtud välismaalastega, neil on täitsa teised mõtted, nad on täitsa teistmoodi kõik, eestlased me oleme sellised kokkuhoidvad ja vaiksed natukene mingis mõttes, samas meis on nii palju sees ju, mis tahaks välja tulla. Aga seal välismaal on mingis mõttes ikka teistmoodi, sest et kultuur on juba nii erinev, et... Kui lihtne sellega kohanduda, ma mõtlen aasta aega on päris pikk aeg ikkagi, mul oleks vist ammu koduigatsus juba. Ma kusjuures mingisugune aasta aega tagasi ma ütlesin, et mina välismaale ei lähe, sest et ma olen laeval ju töötanud ja ma tean, mis see tähendab kodust nii kaua eemal olla, et ma ei lähe. Ja siis tegelikult see oli alles juunis oli see mõte, et tuli mulle, kusjuures Facebookist tuli spämm, et tule Inglismaale õppima. ICMP oli siis see kool. Ja ma nagu, äkki ma siis katsetan ja proovin, sest et mul oleks magistri viimane aasta olnud ja ma ei taha veel kooli lõpetada. Ma ei taha veel õppimist lõpetada ja siis mõtlesin, ma proovin siis. Ja kuskil juuli lõpus sain sisse ja siis oli selline tunne, ütlesin emale ka, et sain sisse, et mis nüüd siis saab. No nüüd tuleb siis minna vist. Nojah, ja siis hakkasin ajama seda viisa asja ja kõike, et see tuli hästi ootamatult, aga siis tuligi minna ja käisin ära. Issand, kui veider. Jah, see oli väga veider kogemus küll. Mingis mõttes, et hästi äkki. Et mõned ikka planeerivad seda aastaid ette, aga mul tuli see niimoodi, et ja lähen. Mis sa õppisid seal? Selles mõttes, et ma saan aru, mis sa nagu õppisid, aga mida sa nagu siis nagu päriselt õppisid või kogesid seal? Seal oli nüüd niimoodi, et läksin kohale ja iga nädal tuli kirjutada vähemalt 2 laulu. Ja esimene pool aasta vähemalt ainult kirjutasime laule ja siis kuulasime tunnis, analüüsisime ja siis oli ka branding, et kuidas siis oma brändi luua ja sellised nüansid ja marketing, et kuidas siis seda brändi avalikkuse ette tuua, kuidas teda müüa. Ja niimoodi me siis õppisime ja teisel pool aastal tuli siis ka produktsioon juurde, et kuidas siis produtseerida oma muusikat, ehk siis läbi Logic Pro või millegi tuua avalikkuse ette. Nii, aita mõista nüüd neil, kes ei ole iga päev muusika sees. Laulu loomine ja produtseerimine, et nii, täida palun see teekond ära. No laulu loomine on see, et kui sa lähed sinna klaveri taha näiteks või mis iganes instrumendiga, võid ka lihtsalt vokaaliga ju luua mingisuguse teose. Et see siis, aga produtseerimine on see, mis sinna kogu ümber tuleb, et näiteks paned ongi bändiga teed, mis see kõik kokku siis tuleb ja see on siis see lõpp. Produktsioon on siis see, mis välja tuleb. Ja see produtseerimine siis on läbi mingi programmi nagu? Jah.
jah. Okay. Me kasutasime seal Logic Prod, aga on erinevaid programme, Ableton ja igasuguseid on. 2 laulu nädalas? Jah. See tundub päris intensiivne. See oli päris intensiivne, ma ütlen, et ma praegu olen natuke pausile pannud, et sai päris palju kirjutatud. Ma võin öelda seda, et 27. november, et hõiskavalt juba ütlen, et Endla Jazzklubis, kus juures tuleb mul siis kontsert, kus ma siis saan esitada neid lugusid, mis ma parimat sealt välja nopin, mis Londonis said tehtud, et saab tulla kuulama, aga jah, et sai päris palju tehtud neid lugusid küll. Ma mõtlen, et nii suure nagu intensiivsusega, et kuidas see mõte voolab või just vastupidi, kui sa oled selles keskkonnas, et siis nagu mõte voolabki või? Seal oli niimoodi, et anti meile ikkagi ka suunitlused, et mille kohta näiteks pead kirjutama, et järgmine nädal tehke jõe teemalised lood, river theme siis on ju. Ja siis olid igasugused, seal olid sellised laulu kirjutamise mapsid. Ehk siis jah, anti ette, et täpselt, et kuidas sa pead kirjutama. Esimene salm sellest, siis teine salm sellest ja refrään sellest. Et oli abikäsi nii-öelda, mis aitasid mitte lukku jääda. Päris põnev. Ja tegelikult saab seda ju edaspidi ka enda loomingu kirjutamisel nagu kasutada ju. Absoluutselt ja mul, kusjuures see inspireeris mind nii palju, et ma mõtlesin, et järgmine aasta tahaks kindlasti teha mingisuguse kursuse, kus ma niimoodi õpetan seda ka, sest et ma täpselt ei tea. Ma muidugi ei ole nende laagritega nii kursis ka siin, mis Eestis tehakse, laulu kirjutamise laagrid, aga võt sellist asja ma pole varem kohanud, et see on hästi põnev ja mõtlesin küll, et Pärnus näiteks võiks panna üles sellise laagri. Ja isegi kui seda laagrit on, siis nii või naa iga laagri korraldaja on oma näoga, oma käekirjaga ja annab mingi oma nagu nüanssi või siukse väikse puudutuse juurde sinna, mis nagu ei ole kõigil, et see on nii või naa oma näoline lõppkokkuvõttes. Et ühesõnaga see õpetamine on sul ikka täitsa nagu veres, jah? Mu ema kaudu tuleb. Aga tõesti õpetada mulle meeldib ja ma väga igatsesin seda Inglismaal ka. Et seal ju kahjuks seda teha ei saanud, see on siis see nii-öelda negatiivne osa, et ma ei saanud teha seda, mida ma armastan õpetada, kuna õpilase viisa seda ei lubanud. Et sa ei tohtinud samal ajal siis nagu Eestis õpetada või seal ka ei tohtinud õpetada? Ei tohi muidugi välismaal ka õpetada, aga et seal ise, tegelikult õpetamine otseselt keelatud ei olnud, aga kuna kõik on oma firma kaudu ja oma firmat ma omada seal ei tohtinud, siis oli nii-öelda keelatud mingis mõttes. Aga sinu õpilased, mis nemad siis arvas, et õpetaja aasta aega ära lihtsalt on, arendab ennast? Jah, nemad said ka arendada teise õpetaja juures ennast see aasta. Et ma arvan, neil oli ka väga vahva, ikka erinevate vaatenurkade alt on vahva. Muidugi. Aga nüüd tagasi tuled, mismoodi siis nende enda õpilastega saad sa jätkata või võtad uued õpilased või mis plaanid sul on? Tead, kusjuures mul ei olnud neid õpilasi nüüd niivõrd palju ka, et mul olid mingisugused grupid siin Pärnus ja Tallinnas ja need, kes on kirjutanud mulle, kindlasti nendega ma jätkan ka, et kes avaldavad soovi, ma olen olemas ja hea meelega jätkan. Mis see tähendab, et sa õpetad? Mida sa siis õpetad? Mida sa edasi annad? Laulmist õpetan. Ehk siis vokaaltehnikat, hääleseadet annan. Ja jah, pigem just noortematele, aga miks ka mitte täiskasvanutele. Kuidas käib laulu õpetamine? Mõtlen nagu mitte siis koori kontekstis, vaid nagu solisti õpetamine. Kuidas see käib? No see käib niimoodi, et ikka iga nädalaselt saame kokku, sest et areng ei toimu niimoodi, et üks kord saame kokku ja siis ongi nüüd laulja valmis. Et see on ikkagi iga nädalane töö ja iseseisev töö ka loomulikult ja niimoodi vaikselt areneme, hakkame häält treenima igatepidi ja esinemisoskust ka loomulikult. Ma ütlen, see tuleb igatepidi väga kasuks, muusika on väga oluline minu jaoks. Õppeaine, mida õppida ja mis on väga vajalik. Ja mida ka edasi anda, et selles osas nagu see esinemise kramp on ju väga paljudele öeldakse, et ka sellepärast see hääl lähebki nagu kinni selle esinemise krambi pärast justkui. Ja nojah, selles mõttes esinemine ja laulu õpitamine see on natukene teine, et see laulmine klassiruumis on absoluutselt teine, ma seda just mõtlesin, et laulmine klassiruumis on absoluutselt teine, kui minna lavale. Et see esinemise kramp võib igasuguseid vempe vahepeal visata sisse, aga võt sellega saab ka tegeleda ja esinemisnärviga ja kõigega sellega tegelemegi. Aga nüüd, kui sa tagasi siis oled kodumaa pinnal, saad sa nüüd puhata suvel kenasti? Jaa, võiks ju arvata. Võiks ju arvata, aga tegelikult mulle meeldib olla tegus.
ja kõik projektid järsku said vastu võetud, mis mulle tundus, et nii äge ja siis nüüd vaatan oma graafikut, oi, paar päeva on vaba ka, aga no pigem on ikka väga palju asju, mida teha. Ema ka ütles mulle, et no ei oleks ju pidanud nii täis seda suve toppima, et kodus ei jõuagi nagu olla. Aga mulle väga meeldib teha asju, et hästi palju projekte on tulemas. Nii, aga hakkame siis kuidagi pihta, kuhu sa lubanud oled siis ennast sellel suvel? No, kust ma siis alustan? No võib-olla siis kõigepealt sellest, et hästi palju muusikalisi projekte on tulemas. Õteksega tuleb meil varsti, ma nüüd juba võin visata, ma arvan, album välja sügisel. Ehk siis sellega juba jõudsalt tegeleme. Siis on kindlasti laager, mis meil on siis rahvamuusikalaager, mida iga aasta korraldatakse, ema, tädi korraldavad ja siis me käime seal ikka õpetamas aeg-ajalt ja siis kus juures tuleb mul uus periood elus, keikabändide ajastu. Keikabändide ajastu, nii. Jah, ma ei ole kusjuures üldse kunagi keikabändis osalenud, see on väga uus asi mu jaoks, aga sellel aastal juhtus niimoodi, et 2 pakkumist lausa tuli. Ehk siis meil on nüüd uus bänd Vortex, mis viljeleb rohkem nagu rock-muusikat, rock-coverid, sellist bändi saab siis kutsuda nii-öelda omale esinema, kui on soovi. Ja nendega on meil ka paar esinemist tulemas suve peale ja siis on veel ka Dancophones, kus ma lähen siis lauljat asendama. Et ühesõnaga Õteksega tuleb album. Õteksega tuleb album. Ja Vortexit saab kuulda. Ja ka Dancophones. Need on mõlemad siis keikabändid sellised, kus saab siis saan siis osaleda. Okei, aga kas need on siis ainult selleks suveks või sa nagu jätkad ka edaspidi nendega? Vot seda nüüd saabki vaadata, et praegu Danceophonesiga on kuni siis sügis ka veel otsa. Okay. Vortex on selline bänd, mida me nüüd alles alustasime. Hakkasime tegime pilte ja nüüd hakkame seda siis nii-öelda üles tõstma, et kutsume nii-öelda hakkame promoma vaikselt. Nagu ma aru saan, sulle tehti nagu ettepanek, et oleks vaja nagu bändi ja siis sa paned Vortexi kokku või kuidas see käis? Kusjuures Vortexiga oli niimoodi, et Ervin Sakk, kes on üks bassimängija, tuli just Islandilt siis paar aastat tagasi 2 vist. Tuli tagasi Eestisse ja ütles, et tema tahab nüüd bändi teha ja siis ta kuidagi läbi Tiina Adamsoni, kusjuures sai minu kontakti ja siis kirjutas mulle, et teeme rock-bändi. Ja kusjuures ta kirjutas mulle seda sügisel, siis kui ma olin just Londonisse läinud, siis ma ütlesin, no võiks ju teha küll, aga ma olen ju Londonis see aasta. Aga kuna ma ütlesin, võiks küll, siis ta haaras kohe sellest kinni ja me hakkasime ikkagi plaani pidama. Ja nüüd kevadel siis bändi saime kokku ja tegime esimese keika ka Chicagos. Chicagos, jah, see on siis seal Tallinnas. Okei. Sa mõtlesid, et seal päris. Mis mõttes, nagu kuidas nagu... Okei, aga väga äge. Tallinna kohvikuses, jah. Ja nii äge on näha seda, et see päriselt läkski ellu, et mul on väga hea meel. Et see päriselt jõudiski lavale, et ei jäänud vaid ideeks, sest et nii palju on sellised projekte, mis jäävad vaid ideeks, et võiks ju teha küll, aga et päriselt ajame asja ja see on väga äge. Kui tavapärane see on, et meil muusikud või lauljad on seotud nagu nii eri ilmeliste projektidega, et nagu Õtekse või siis Vortex, mul tundub, et need žanrid või stiilid on väga erinevad või ma eksin? Ma ei tea, ma arvan, et see just hoiab elusana, et kui erinevaid asju teha, siis on seda inspiratsiooni igalt poolt, et kui ainult üht asja teha, siis ju võib-olla on, see on ka muidugi väga äge. No mina olen suur muusikafänn igate pidi, aga ma lihtsalt sööngi erinevat muusikat ja mulle meeldib erinevaid asju teha, et see inspireerib mind tohutult. Aga Õtekseid ka tänavu kuulda saab või olete nagu suuresti albumi peale kogu mahvi pannud? Ei, Õtekseid saab kuulata ka suvel. Meil on päris mitu esinemist tulemas Õteksega ka. Vot peast ma nüüd ei mäleta, aga ma tean, et 23. juuni, see on siis nüüd jaanipäeval, me esineme Tabivere rahvamajas, et sinna saab tulla kuulama. Aga meil on väga palju esinemisi tulemas tõesti see aasta ja ka avalik, et saab hoida meie sotsiaalmeedial silma peal, et seal on kindlasti tulemas. No võib-olla meie kuulajatul, kes tahab natuke tausta Õtekse kohta, et siis räägi palun seega lahti. Õtekse on siis 3 teest, pärnakast koosnev ansambel. Me kõik mängime siis viiulit, laulame ja Mirtel kusjuures hakkas nüüd torupilli õppima juba 2 aastat tagasi ja torupill ja flööt on lisandunud ja me kõik armastame väga folkmuusikat. Ja seda on ju teada, et see on ka meil veres, et ema ja tädi ikka viljelesid folkmuusikat ise ka ja kusjuures nimi pärineb ka nendelt. Et nemad kunagi olid ju ka Õtekse all tegid bändi ja siis nendelt me selle nime üle ka võtsime.
jah, ja me oleme selline folkansambel, õtteks siis ka 3 õde. Kui lihtne on koos õdedega sellist asja luua, nagu ma vaatan enda lapsi kodus, mul on poeg ja tütar, nad ikka aeg-ajalt jagelevad ka. Et kui lihtne on õdedega luua nagu ühist loomingut? Tead, kusjuures meil tuleb see üsnagi lihtsasti, ma ütleks. Et me tõesti inspireerume üksteise ideedest ja on, et vot, siia võiks ju selle veel lisada juurde ja siis mängime kõik koos ja me tõesti naudime seda. Just eile käisime Tartus, oli Mirtel, siis käis konkursil, koolilaulu konkursil ja pärast seda oli kohustuslik õtteks proov, kuna meil aeg on piiratud, siis me lähme ise Tartusse Mirteliga kaasa ja pärast teeme proovi seal kooli peal ja siis seal sain ka tunda, et me ikka kuidagi sobime nii hästi kokku muusikat tegema ja ka mängima, et see keemia on nii õige ja me ise naudime seda nii palju, et siis loodame, et see paistab ka publikule välja. Ma võin vaid ette kujutada, kui õnnelik ema sul oli, kui te nagu jõudsite selleni, et jaa, me hakkame õteksega pihta. Kusjuures see ei olnud kunagi niimoodi, et me hakkame nüüd õteksega pihta. See oli niimoodi, et meil oli üks lugu Lustile elada, kusjuures oli see kõige esimene lugu, mis me välja lasime õteks alt ja oli see lugu lihtsalt valmis, salvestasime ära, mõtlesime, et võiks ju ära salvestada. Salvestasime ära ja siis tegime video, kusjuures 6 hommikul, see oli vist äkki nüüd isakene küll 2 või 3 aastat tagasi. Tegime video suve hommikul ja postitasime ja järsku oli nii palju vaatajaid ja kuulajaid ja tuligi neid esinemispakkumisi ja siis me saime aru, et äkki me teeme siis õiget asja. Ja siis sealt see arenes edasi, et hakkasime seda õtekset ajama. Ja kuidas siis ema ja tädi vastu võtsid, kui te ütlesid, et me nüüd kaaperdame teie nime ära? Kusjuures nad on meie kõige suuremad fännid. Nad on meie kõige suuremad fännid, nad alati tahavad kohal olla, kui kuskil miskit toimub ja promovad ja teevad laive meie esinemistest ja postitavad pilte ja hästi-hästi armsad on nad. Aga kuidas teil kolmekesi see looming sünnib, et kuidas see nagu välja näeb selle uue loo siis loomine? Jah. No see on selline, et nii-öelda me peame teadma, et me peame nüüd loo kirjutama. Siis me päriselt leiame selle aja ja saame kokku ja paneme paika ja siis me jõuame õhtul koju ja hakkame vaatama sõnu folklore.ee-st või siis mingid raamatud, mis meil on. Vaatame mingid sõnu, vaatame, mis inspireerib. Et siis sealt hakkabki kooruma. Tihtipeale sõnade järgi oskamegi minna rohkem, et nad annavad meile selle sunnitluse, et kuhu nii-öelda meloodiaga ka minna. Et see on selline hästi suur kooskõla. Ja kui paljud siis on niimoodi olnud, et näiteks keegi teist ütleb, et see on nii ilus nagu mõte või lause või teos ja teist ütlevad, ma ei tea, minus ei hakka see tööle või on vastupidi, et ta nagu kohe nagu võtaks selle, teeme seda. No seda on ka kindlasti, et võtame selle ja siis teeme seda, aga kui ühel ei hakka inspiratsioon voolama, siis tihtipeale me otsime edasi. Sest et me leiame sellise ka, mis kõigil silmas ärama lööb tavaliselt. Et põhimõtteliselt on kogu looming niimoodi, et kõigil lööb silmas ärama ja siis hakkate nagu tegema selle peal või? Jah, minu arust on küll niimoodi pigem juhtunud jah, et siis kui hakkame tegelikult muusika poolega tegelema, siis lööb silmad veel rohkem särama, sest et see on see, mida me tõesti ju armastame. Issand, kui äge. Selleks on ikka nagu väga suurt ühist hingamist vaja, et niimoodi nagu välja luua midagi. See on hästi äge. Ja meil on tõesti selle koha pealt kuidagi vahva ja see ongi kõige olulisem, et me ise naudime seda nii palju. Vähemalt mina tunnen küll, et see on nii äge, et me saame seda koos teha ja kogeda ja ellu viia. Need on ju kõik mälestused, väiksed sammukesed, mida kunagi järgi vaadata. Jaa. Nii lahe, et sa praegu mõtled selle peale, et kunagi tulevikus on nagu äge neid järgi vaadata. Ei ma just eile õhtul hakkasin vaatama, mis me seal YouTube'is siis kunagi tegime ja nii äge on vaadata järgi. Mõtledki, et issakene, kus olime alles lapsed siis. Et need on need sammud. Aga kuidas teie nagu, ütleme selle finantsilise poole, kas siis perekond toetab või saate sponsorid või kuidas te nagu olete saanud neid videosid näiteks luua? Kusjuures need on väga kodukootud, meie kõige suurem fänn Emme. Tema on meil siis telefoniga tihtipeale tulnud kaasa ja filminud ja siis pärast monteerimegi kokku arvutites ise, et me teeme kõik ise, et see ei ole üldse võtnud nii palju seda finantsilist poolt. Et laulude salvestamine, see võtab võib-olla kõige rohkem seda finantsilist poolt, aga selle koha pealt on pere hästi toetav olnud, aga nüüdseks juba on õtteksel õnneks hästi palju toredaid esinemisi olnud, et saame seda juba sealt siis seda finantseerida. Kas sa mäletad ka, kui see esimene kutsumine oli kusagil esinemisel, et mis tunne see nagu olla või see, kas te üldse pelgasite ka või läksite lihtsalt tegite oma asja ära?
no me oleme Kätliniga õtteks ja no, mitte õtteks alt, aga me oleme nagu päris palju esinenud ka kahekesi nii-öelda folk ansambli mõttes. Siis ei olnud veel õtteks seal ja Mirtel oli liiga pisike, et kaasa võtta. Et oleme nagu päris palju esinenud sellisel kombel ka. Võib-olla, mis mul esimesena mõttesse tuli, oli Mooste Elohelü konkurss, kus me siis Mirteli esimest korda kaasa võtsime, ta oli siis siuke väike, täpselt ei mäletagi, vanust 10 äkki. Jah, oli pisikene, tuli kaasa meiega ja see oli esimene esinemine nii-öelda siis õtteks nime all ja konkursil sellise koosseisuga. Kuidas teil läks? Kusjuures väga-väga hästi, endalegi üllatuseks me võitsime peapreemia, et see oli väga-väga tore algus nii-öelda meile siis. Mulle tundub, et see annab ka seda julgust edasi minna. Et üks asi on see, kui sa nagu tunned, et sa teed õiget asja ja see on kõige olulisem, eks ju. Ja ka kui sa nagu näed, et seda väljaspoolt ka väärtustatakse, et see annab nii suured tiivad. Absoluutselt. See, kui keegi teine oskab nii-öelda, annab seda tagasi positiivset tunnet. See absoluutselt aitab. Aga Vortex, nii, mida te seal või kelle looming seal siis nagu on? No hetkel oleme rohkem käinud kui keikabänd, see on siis nii-öelda coverlood, mis juba on tuttavad ja neid mängime siis nii-öelda, et inimesed saavad tantsida ja kaasa laulda ja pidudel nii-öelda. Aga kusjuures isegi Vortexiga sellel suvel meil on plaanid teha oma loomingut ja veel täpselt ei julge välja hüüda, aga et äkki kuskil sügise paiku tulevad siis uued lood ka Vortexi alt. Okei, ja kes teil seal see loominguline pool on või on samamoodi ikkagi ühislooming? Jah, seal pigem ikkagi ühislooming, et proovime kõik igasuguseid ideid ka siis selle, aga no eks seal on ikkagi niimoodi, et tuled mingisuguse mõttega kohale ja siis hakkab sealt kooruma asi. Et toorikuga kohale siis läheb edasi. Just, siis, aga no siis ikkagi kokkuvõttes ühislooming, et kõik annavad oma ideid. Aga selle Londoni poole peale, korraks selle õppimise poole peale, et kas sellega saad siis nagu aastaga nüüd joone alla või lähed sa veel sinna või kuidas sul sellega mõtted on? No selles mõttes, et London tegelikult mul veel kestab. Okay. Pärnus kestab London. ja, tegelikult ma ikka veel õpin Londonis. et see oli aastane kursus, ehk siis ta lõpeb tegelikult augustis, mul on augustis viimane suur eksam. Aga ma sain kooliga kokkuleppele, kuna nii palju põnevaid projekte ja pakkumisi tuli Eestis, siis ma saan ühineda nendega videoteel. Ehk siis iga teisipäev tegelikult ma vaikselt teen ka Londonis tunde kaasa. Ja siis augustis on eksam ja jaanuaris kusjuures on alles lõpetamine. Et ma kindlasti Londoni vahelt hakkan käima, aga pigem kui reisija. Ma ütleks, et mulle väga meeldib kodus olla ja armastan ikka Eestit väga. Aga see kandideerimise protsess, et võib-olla mõni noor veel, kes mõtleb, et tegelikult nagu tahaks ennast nagu täiendada välismaal, aga ei julge, võib-olla mõtleb, et see on ikka keeruline või midagi, et kuidas sina selles osas nagu tunned? Jah, et ma arvan, et katsetama kindlasti peaks ja kindlasti proovima peaks, et kui ka see kord sisse ei saa, siis koole on ju palju, et kui soov on minna, siis on väga palju erinevaid kohti, kuhu saab minna ja ma arvan, et see on väga väärt kogemus, kui tahta ise. Muidugi seal on see, et kui sa tunned, et on hästi kodus, siis ei ole ju üldse vajagi minna, aga kui on väga soov minna ja ennast arendada välismaal, siis kindlasti peaks minema. Ja, aga tihti öeldakse, et see läheb nii kalliks ja kulukaks, et kas mõned koolid nagu annavad mingid stipendiumi asju või kuidas sellega pool? See on väga hea küsimus, sest et mina olin nüüd see, kes siis finantseeris ennast ise ja küsisin muidugi Eestilt kulkalt ja niimoodi küsisin ja nemad hästi armsasti toetasid mind ka mingil määral, aga ikkagi see on väga kulukas ettevõtmine, eriti Inglismaa, kuna seal on koolid juba ka väga kallid ja üldse see elamine seal on tohutult kallis. Et kui varem alustada kui mina, mitte et hakkad mõtlema juunis, et võiks ju minna kuskile, siis tegelikult on olemas hästi palju stipendiume, kuhu saab kandideerida. Tegelikult on väga hea ka Erasmusega minna 9 aastaks ära, seal on ju niimoodi, et saad ja õpid ja kõike saab kooli kaudu. Aga kui ise minna, siis on ka erinevaid stipendiume, tasub hoida erinevatel kohtadel silma peal. Et selles mõttes see on kulukas, aga võimalik on ka saada ikkagi neid toetusi ja stipendiume, kui ise vähekenegi nagu on avatud sellele nii-öelda. Absoluutselt, just. Et erinevad kohad on lihtsalt peab aegsasti ette teadma, et kandideerida nendele stipendiumitele. Aga see õppimine nüüd koos välismaalastega, et
et üks asi on siin oma kultuuriruumis, me saame kõik üheselt aru, kuidas istutakse, kuidas astutakse, on ju, justkui on ju. Ja siis on hoopis teine keskkond, kus võib-olla on isegi väga palju inimesi veel erinevatest maailma piirkondadest koos, on ju. Et kuidas see kohanemine, nagu kultuuride erinevused nii-öelda on? Jaa, see oli väga vahva. Mul oli hästi ka mitmekultuurne, et oli Itaaliast inimesi, no neid ju teab, need on Allora ja Mamma Mia ja hästi-hästi välja elavad ja käedad muidugi. Tohutult andekad ka olid meil kõik koos ja siis oli Ameerikast mitu inimest. Ja oli mõningad britid ikka olid ka, nemad on ka sellised vahvad omamoodi. Et kuidagi meie kursus oli hästi vahva. Eks see oleneb vägagi, kes kokku satuvad, aga meil oli tõesti hästi kokkuhoidev ja vahva ja kusjuures isegi üks eestlane sattus mul kursusele. Me imestasime ka koos Gertrud, et kuidas see küll võimalik on, et tuled siia Londonisse ja tema ka sealt tuleb ja siis järsku ühel kursusel täpselt õpivad koos. Issand, kui äge. Ja siis Gertrudidega oli vahva, sai natuke eesti keelt ikka ka rääkida vahepeal. Ja see on nii oluline, võib-olla sellepärast ei olegi seda koduigatsust nii palju, kui sa saad kellegagi rääkida omas keeles, on ju. Võib-olla tõesti, jah. Et see keskkond on küll teine, see põnev avastamine, aga just kui on keegi väga omane kõrval on ju. Ja aga hästi-hästi päikseline kursus oli meil. Hästi muidugi välja elama, alguses olin küll selline tagasihoidlik eestlane seal, et mis asja kõik muud kui räägivad ja vastavad, on ju, et olen harjunud, et ikka pigem on vaikne, et õpetaja küsib midagi, vaikus. Aga seal tõesti kõik kohe tahtsid teada, küsisid juurde ja see oli nii äge, et mulle väga meeldis see osa väga. Kuidas siis tagasi tulla ja see kohanemine oli, üks asi on see, et kodus on alati hea, on ju, aga me oleme nagu sa tõid välja kinnisemad natukene, et kuidas sellega kohanemine oli? Ma ei oskagi öelda, ma ise olen väga avatud ja mulle tundub, et inimesed, kui sa oled ise avatud, siis inimesed on ka kohe hästi rõõmsad ja avatud sulle vastu ka. Et kohanemine minul läks nagu väga, väga lihtsasti, sest et Eesti on ikka armas ja muidugi, ikka enda oma. Aga kui räägida Londoni ilmast, räägitakse, et see pidi pidevalt olema sombune ja pilves ja hall. On ka siis nii või? Kusjuures räägitakse küll nii, aga Londonis mina nägin väga ilusaid päevi ka. Väga ilusaid päevi. Selle aasta sees. Või vähem kui aasta. Ei talv oli pigem hall. Ja seal on ju see, et ei ole lund. Kui väike lumekirmeke tuleb maha, siis kõik on kohe, et issakene, mis nüüd saab? Autod ei sõida, kõik istuvad kodus. Aga et midagi tegelikult, et lihtsalt oligi hall, ma ütleks, et talv oli küll pikk ja hall, aga edasi seal kevade poole hakkasid väga ilusad ilmad tulema ja ma ütlen juba kuskil aprillikuu sees ma sain juba päevituse jooned omale. Seega, et väga ilusaks läks, väga ruttu ka. Et ei tasu uskuda, öeldakse, et Inglismaal on kogu udune ja sudune, et siis on see talveperiood, et muul ajal on ikkagi päikest ka näha. Ja, on ikka päikest ka näha ja väga kenaid ilmad olid. Aga mis teadmised sa siis siin kodumaal rakendad, mis sa sealt kaasa võtsid, et kuidas sa neid nagu väljapoole andma hakkad nii-öelda? Ja, ma enne natuke mainisin ka, et mõtlesin selle laagri peale, et tahaks laulukirjutus või laagri tekitada nii-öelda siis, et juba mingisugused mõtted käisid ka, et kuidas seda ellu viia. Aga mingisuguse laagri või projekti või kursuse tahaksin ma kindlasti avada. Sest et nii õpib kõige paremini, kui see edasi annad, on ju. Jah, absoluutselt. Sellel eesmärgil ma seda teengi. Aga ja tõesti, ma tahan neid teadmisi jagada ja ma kuidagi tunnen nii, et tahangi. See on väga. Ma mõtlen, et kui sa lähed õppima nagu laulu kirjutamist, et produktsiooni, et mis seal see eksam siis üldse olla saab lõpus nagu, et mis see nagu on? Eksam on ka siis üks nii-öelda album vaja välja anda. Ehk siis tegelikult on mul veel sellega ka tööd ja vaeva, et ma enda albumi ka veel annan nii-öelda välja siis, aga ma veel seda ei tea, millal ma avalikkusele selle toon, et see on pigem praegu koolile mõeldud. Okei, aga see album peab olema siis nagu sooloalbum või? Tegelikult seal võib olla kõike, aga hetkel ma mõtlen jah, et ma teen enda lugudest, mis ma siis seal Londonis kirjutasin, et nendest panen kokku siis ühe albumi. Ja see ongi see eksam põhimõtteliselt siis või? Kusjuures see ongi see eksam, seal on ka kirjaliku osa, et sa pead PowerPointi tegema ja nii-öelda tutvustama siis kõike seda, mis sa siis tegid ja nii edasi ja kindlasti on üks essee ka vaja kirjutada kriitika osas nii-öelda, et mis oleks saanud paremini teha ja nagu enesereflektsioon nagu just. Meil on hästi palju sellist eneseanalüüsi nii-öelda oleme pidanud tegema selle aasta jooksul, et ikka kui laulu välja annad, siis samal ajal pead sa kirjutama ka, mida nii-öelda oleks saanud paremini või millega sa nägid rohkem vaeva, millega vähem vaeva, et hästi palju sellist tööd oli küll.
Okei, mis siis olid sinu tugevused, kui sa neid laule välja andsid? jah, kusjuures tugevused sa saad pigem teada rohkem teistelt, ma ütleks. Ise oled nagu kogu aeg hästi kriitiline. Mina olen hästi kriitiline enda muusika suhtes, et teistelt sain teada, et ma teen hästi põnevaid meloodia käike, et kogu aeg lood lähevad niimoodi, nagu ei oskaks oodata. Et arenevad niimoodi, et see võiks ju sinna minna, aga siis ma leian hoopis mingi teise tee ja hästi põnev on kuulata. Et selliseid nüansse öeldi mulle hästi palju. Issand, kui äge, ma eile tabasin seda esimest korda nagu muusikalises kontekstis selle peale ennast mõtlemas. Käisin eile ühel kontserdil, kus soojendajaks oli üks bänd, nagu ma aru sain, Viinist, Austriast, Kari. Ja nende muusika puhul samamoodi nad hakkasid nagu minema ühes suunas ja siis nagu järsku oli siis mõtlesin, issand, kui huvitav, ma polnud seda varem kogenud ja nüüd sa räägid sama teemat, et sa viljeled samat asja, on ju. Et see on hästi huvitav kuulajale, sest et me ei ole harinud sellega. Kui muusika pihta hakkab, meil kuidagi nagu keha tunnetab ära, et võt nüüd tuleb nii ühes rütmis kogu aeg, on ju. Ja siis kui järsku tuleb mingi twist või mingi pööre, siis see tuleb nagu korraks nagu segadus, et mis asi nüüd see oli, kus kohast nüüd see tuli, ma ei osanud seda oodata, on ju. Ja. Hästi huvitav. Ja, mulle ka tundub see põnev, sellepärast mulle ka meeldib just leida selliseid nüansse, mida sa ei ootaks. Aga kas sa teed seda teadlikult või see on kuidagi sul nagu ongi see muusikakeel sinul nii-öelda? Tead, ma ei teagi. Nagu ma tegelikult ei tee seda teadlikult. See on ikkagi, vist tulebki minu seest niimoodi välja ja lihtsalt teised peegeldavad mulle tagasi, et sul on selline, et sa teed selliseid nüansse nii-öelda, mis on ootamatud. Aga eks ma tegelikult mingil määral ikkagi teadlikult valin ka selle suuna, et ma tahangi teha midagi ootamatut, et ei läheks nii loogiliselt, vaid et olekski midagi uut. Aga see lõppeprotsessi käigus, kui palju teil tekkis seal mingisuguseid loomingulisi kollektiive, kui palju te pidite üldse koos musitseerima või ei pidanud? Oli erinevaid ülesandeid, vahepeal pidi küll looma 2 või 3 isegi mõne loo. Seda pigem küll harvem, aga ma ütlen, et 3 on ka väga vahva luua, sest et siis on ikkagi erinevad vaatenurgad, mitme inimese ideed kokku ja siis ta tuleb siuke suurem ja ägedam veel. Et üksinda on ka väga äge mõelda, aga mitmekesi see on eriti äge minu arust. Issa ma mõtlen, et kui sul on õtteksega see kogemus, et kõik on hästi sujuv ja voolav on ja hästi süke nagu ühises hingamiseks ja siis sul tuleb nagu ikkagi välismaalast ette, kellel see tunnetus, mõtlemine, kõik on natuke teistmoodi kui meil. Et kui lihtne seal see ühist keelt leida on? No eks oli erinevaid kogemusi, ma ütleks, et ma olen ka selline pigem rahulik ja vaikne, ma armastan ideid jagada, aga kui ei lähe peale näiteks miskit, siis ma nagu ootan ära, vaatan, mis tema pakub, on ju, ja siis arendame sealt miskit, et ma kindlasti olen ka selline pigem rahulik, aga kui läks käima ja ongi protsess hakkas liikuma ja energiat läksid ühele laine pikkusele, siis kohe tuli lugu ka. Et oli erinevaid kogemusi, et mõnega ikka nägime vaeva mitu päeva ja siis mõnega tuli niimoodi kohe 1 päevaga lugu valmis ja Aha, ma arvan, et bändid on siin väga palju õppida. Mõnega nägime vaeva ja tuli mitu päeva. Ei, aga vahepeal on niimoodi, et ei tulegi ideid ja kui tuleb, siis võib-olla teisele ei sobi ja oleneb isiksused ka, mis kokku satuvad, on ju, et peab hästi paindlik olema ka. Ja kuulama teiste ideed ära, et keegi jääks kõrvale ja ei tunneks, et tema ideed ei lähegi üldse siis käiku, vaid et kõigi ideed paneme kokku ja niimoodi, et kõigile sobiks ka. Aga nüüd laval, nagu ma aru saan, 23. juunil näeb, eks ju, õteksega või see oli Vortexega? See on õteksega. See on õteksega. Nii, Vortex, kunas see oli? Vortexiga praegu suvel nüüd niimoodi avalikke kontserte ei ole kahjuks. Nii. Aga meil tuleb sügisel, tasub jälle Chicago silma peal hoida, et seal me oleme vaikselt niimoodi tuleme. Täpselt kuupäeva ei mäleta, aga septembris oleme seal Chicagos esinemas, saab tulla kuulama. Ja kus juures Vortex tuleb mulle ka taha mängima 27. november. Nii. Siis kui on need oma loomingu esitan Londoni laule enda jazzklubis. Ja see on ikka päris äge maailm, vaata, kui sa nagu oled ise selle muusika sees ja kui sul nagu antakse ka võimalus selle sees kasvada, areneda ja jagada. See võib päris kihvt tunne olla. Ei, ma olen väga õnnelik. Sellepärast ma ju naeratasingi kogu aeg siin, et ma olen nii õnnelik, et nii palju ägedaid projekte on ja nii erinevad projektid, et ma tõesti tunnen, et see inspireerib mind hetkel väga.
aga siis õpetamisega, kuidas nüüd lood on, et nagu ma aru saan, siis osaliselt kedagi, kes on juba küsinud, et neid sa nagu õpetad, aga muidu suuremalt plaanid sa seda teha jätkuvalt? No järgmine aasta ma lõpetan magistrit siis Tallinnas, ehk siis pigem ma viibin järgmine aasta veel Tallinnas ja lähen ka õpetama Tallinna kannutiaia huvikooli väikese koormusega, et kui keegi tahab sinna alla tulla, siis saab avaldusi saata. Aga Pärnuga ma hoian ka muidugi tihedalt suhet, ma arvan, ma käin siin päris tihti, et vaatame jah, kui keegi soovib tulla ja laulda, siis ma hea meelega. Mis sa magistris õpid? Magistris õpin ma muusikapedagoogikat. Oi, kui üllatav. Lauluõpetajaks, tegelikult interpretatsioonipedagoogika täpsemalt, et ongi lauluõpetaja täpselt see, mida ma õpin pop-jazz laulu. Okei, ja kus sa seda siis jagama hakkad või mis su nagu sihid, eesmärgid on? Plaanid sa ennast jätkuvalt nagu Eestimaaga siduda või mis su nagu need kaugemad tulevikuplaanid on? Ei, kaugemad tulevikuplaanid pigem ikkagi Eestiga siduda. Ma kindlasti käin palju reisimas, see on tulevikuplaanid, ma tahan väga minna igale poole reisile. Taisse ja Aasiasse ja igale poole, aga kodu on ikkagi Eestis. Et pikemas perspektiivis kindlasti Eestisse ja karjääri hakkan siin tegema ja tahan õpetada siin. See on hästi armas, et ikkagi noore inimesena, kui sul on teed kõik ju lahti, tänapäeval on noortel kõik teed lahti. Kui sa juba oled ka Londonis loonud ikkagi võrgustiku nende kursakaaslastega, eks ju, et sa võiksid igal pool olla, aga sa ikkagi otsustad nagu Eestimaa kasuks, et see on hästi armas. Jah, no ega nad ei kao kuhugi sealt Londonist ka, ma võin iga kell minna neile külla ja siis saame jälle luua miskit. Kui tekib selline inspiratsiooni auk nii-öelda, siis ma saan minna sinna ja nendega koos natukene midagi teha ja ma arvan, et see ei kao ka kuhugi mul. Ma ei saa küsimata jätta, mida sina Eestimaa juures armastad? Nagu, ma ei saa jätta küsimata. Ja. Kusjuures ma armastan Eesti inimesi. See kõlab võib-olla veidralt, aga tõesti mulle meeldib siin olla, sest et ma armastan Eesti inimesi, kodu, ma armastan oma lähedasi. Tahan neid ikkagi näha tihedamalt kui paari kuu tagant või niimoodi. Et ma tõesti armastan seda ja ma armastan seda, kuidas Eesti hoiab ikkagi kokku ja meil on nii palju põnevaid traditsioone, mida me kõik hoiame elus ja ma tõesti armastan oma juuri. Et see tõesti ja Inglismaa on ka väga-väga vahva, aga kusjuures seal väga ei olegi selliseid traditsioone ja ei peetagi niimoodi suuresti, et ongi niimoodi kogu aeg peaaegu käivadki iga päev tööl on ju ja niimoodi see siis lähebki, et ma armastan Eesti juures just seda, et meil on nii palju erinevaid asju, mida oodata. Mardipäev, oi, Katripäev, on ju, et see on väga vahva. Kunagi keegi mulle rääkis, et eestlane oli lihtsalt väga tark omal ajal see vanarahvas nii-öelda, et leidis alati põhjuse pidutsemiseks. Oi, see päris hea. Pandi kalendrisse kogu keerast töötähtpäev juurde, et see on võimalus pidutseda. Tundub, et Eesti on pidutseja rahvas siis jah. On palju põhjust. Ma ütleks, et me oleme väga loominguline rahvas. Ja, seda ka kindlasti. Et ei olnud põhjust, no siis teeme põhjuse mardipäev. Täpselt. Et nagu, mis asi see mardipäev on? Noh, tegelikult, eks ju. Toome head õnne ja hoiame seda traditsiooni elus on ju. Aga mujal maailmas ma kujutan ette, et nad võivad pidada väga imelikuks meid nagu sodime näod teis ja lähme laulma ukse taha. Ja. Et kui seda nagu välja öelda, see kõlab väga kummaliselt. Ja. Aga tegelikult on armas, et meil need asjad elus on, nagu sa ütlesid, et me hoiame neid traditsioone. Just, et see on Eesti oma. Jaa, täpselt, see on meie oma. Nii äge, et sa selle välja tõid, ma polnud jupp aega selle peale mõelnud. Et meie vahvate veidi imelike asjade peale. Jaa, no see, võt, need on need asjad, mille ma Londonis mõtlesin ja avastasin nii-öelda, et meil oli kodus näiteks mardipäev või mingisugused tähtpäevad ja siis seal kaugel oli tavaline koolipäev või miskit sellist, et siis ongi. Tead, mul tundub, et sellepärast peabki vahepeal ära käima. Et muidu kui siin sees olles, siis võib-olla ei oska väärtustada seda. Ma üldse ei ütle, et sina nagu ei väärtustaks üldse nagu. Et mul tundub, et ka täitsa nagu enda kohta räägin, et kui see kogu aeg olemas on, siis on see justkui nagu iseenesest mõistetav on ju. Aga kui korraks nagu ära käid või näiteks jõulutäeg kusagil soojal maal, siis vaatad nagu palmipuude peal need elektrilambid, mõtled nagu täiesti error, nagu lühisle pähe, et see ei ole ju jõul on ju. Ja siis tuled siia vaatad, issand, lumi, kui hästi läheb ja nagu päris süge nagu ehe talv on ju. Et siis nagu oskab ka kõiki neid traditsioone palju paremini väärtustada, kui neid hetkeks ei ole nii-öelda. Ei, absoluutselt sellega ma väga nõustun. Et siis sa hakkad märkama kõiki neid nüansse.
mida enne võib-olla nii oluliseks ei pidanudki. Ja täpselt, nii et tasub vahepeal kodust ära käia, et siis teada, kui hea siin ikkagi on ju. Täpselt. Nii, aga see album nüüd Õteksel, kunas see täitsa nagu plaanis välja anda on siis ja kas te teete ka mingi suurema ürituse selle puhul või mis teil mõtted on? Meil hetkel veel suuremad üritused on veel mõttes, me räägime läbi, et kindlasti tuleb palju esinemisi selle albumiga seoses ka, et me tahame ikkagi live-muusika kaudu ka seda edasi anda. Aga need tulevad niimoodi vaikselt, et hakkame sealt välja andma nii-öelda, et tasub sotsiaalmeedial silma peal hoida. Aga jaa, album iseenesest peaks tulema sügisel välja, oktoobri lõpus. Okay. Tasub siis vaadata ka. Aga miks just oktoobri lõpus? Kas see on lihtsalt ajaline kokkulangevus või on seal mingisugune taust taga? Vot seda ma praegu veel ei ütle, seda saate siis varsti teada. Seda ma kohe niimoodi välja ei ütle, et hoian põnevust üleval. Mulle tundub, et järelikult on seal mingi taust taga, aga ootame ära. Eks see selgub, tuleb oodata. Aga nüüd siin täna suvel, mis plaanid on siis, kui sa nüüd tööst korraks selle vaba hetke võtad nii-öelda, et kus sa siis Pärnumaal nagu puhkad või mis sa teed, kui sul üldse on? No mõni päev sul ikka on. Ikka leian aega, et Pärnus olla ja puhata, randa tahan minna, nautida loojanguid, smuulile, lihtsalt selliseid armsaid väikeseid asju, mida pole üldse jõudnud teha veel ja olen igatsenud ka, ei saa midagi salata. Londonis tulles tahaks selliseid lihtsaid asju, mida vanasti sai palju tehtud. No ma loodan, et sul see kõik õnnestub ka, nii et kui me suve lõpus räägime või siis seal oktoobri paiku, et siis sa saad öelda, et mul oli nii imeline suvi, puhkasin ja töötasin, tegin kõike. Just, ma loodan ka. Aga suur aitäh sulle, Mirjam, ja jõudu tööle, tuuldi tiibadesse ja järgmise naeratamiseni. Aitäh sulle ka.